Head õed ja vennad, tuletan meelde, et telefonid kindlasti panna kinni, panna ära jutluse ajal ja selle kohta on ka, mitte siis muidugi telefonide kohta, aga selle tühja jutu ja loba vastu on hoiatanud ka prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, et isegi see, kes ütleb oma kaaslasele, et ole tasa jutluse ajal, on siis sooritanud seda tühja loba. Ja see, kes siis sooritab seda tühja loba või ütleb midagi džuma ajal, siis tal ei ole džuma, ehk tal ei ole seda džuma tasu. Barakallahu fiikum. Head õed ja vennad, Ramadani ajal paastumine ei tähenda ainult toidust ja joogist hoidumist, vaid see on ka enesedistsipliin ja vabadus. Prohvet sallallahu alaihi wasallam tuletas meelde, et paast on ka oma keele ja tegude kontrollimine. Prohvet sallallahu alaihi wasallam ütles, mille tähendus on, et kes ei loobu valelikust kõnest ja selle põhjal tegutsemisest, sellel pole mingit kasu, kui tähendab, Allah ei vaja seda, et ta loobuks oma toidust ja joogist. See tähendab, et kui me valetame, räägime kedagi taga või solvame, kaotame ka oma paastutasu. Ja see qaul az-zuur, mida prohvet sallallahu alaihi wasallam kasutab selles hadiitis, see hõlmab hästi palju. Selle alla käib igasugune tagarääkimine, valetamine, laimamine, valetunnistuse andmine, ropendamine, igasugune tühine jutt. Ja selle tähtsus, et me kontrollime seda, mida me ütleme, selle kohta on ka öelnud prohvet sallallahu alaihi wasallam, et inimene võib öelda sõna, mis meeldib Allahile, mis on talle meelepärane, sellele tähelepanu pööramata ja Allah tõstab tema siis astmeid või tasemeid selle eest. Ja samuti võib inimene öelda sõna, mis vihastab Allahi, pööramata sellele tähelepanu ja see viib ta kõrgusse. Ja prohveti nõuanne meile, kui me paastume, oli öelda, ma olen paastumas, kui ma paastun, kui keegi meiega nii-öelda tülinori või ütleb meile midagi, mis nagu viiks nagu kuhugi vaidluseni, ja siis on kõige parem öelda, et ma paastun. Ja Ramadan on võimalus meile parandada oma kõne ja käitumist ja enne kui me räägime midagi, küsigem endilt, et kas see viib mind Allahile lähedale. Ja kui see ei tee seda, siis võib-olla on parem mitte midagi öelda. Palun, et Allah võtaks vastu meie kõigi paastud, kohastaks meie keeled ja südamed ning annaks meile edu selles ja järgmises elus. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Head õed ja vennad, Islam on täiuslik usk, mis juhib meid igas eluvaldkonnas ja sealhulgas selles, kuidas me räägime ja kuidas me teisi kohtleme. Aga kahjuks on levinud üks patt, mida inimesed sageli teadmatusest või hooletusest teevad ja selleks on tagarääkimine. Kas me oleme kunagi mõelnud, et mis on tagarääkimine, miks see on nii ohtlik? Kuidas see mõjutab meid, meie hinge, meie tegusid ja mis on selle tagajärjed? Ja mida üldse tagarääkimine tähendab? Prohvet sallallahu alaihi wasallam õpetas meile ja küsis oma kaaslastelt, et kas te teate, mis on tagarääkimine? Nad ütlesid, Allah ja tema sõnumitejooja teavad kõige paremini. Ja ta vastas, see on, kui mainida oma venda viisil, mis talle ei meeldiks. See tähendab, et tagarääkimine tähendab, et sa räägid kelleski nende selja taga viisil, mis neile ei meeldi, olgu see tõsi või mitte. See hõlmab nii välimust, iseloomu, tegusid, kõike muud. Ja Allah on selle patu rangelt keelanud ja ta võrdleb seda kõige järjestusväärsema asjaga, mida me üldse võime ette kujutada. Ja Allah kirjeldas seda, mille tähendus on, et ärgu ükski teist rääkigu taga teisest, kas keegi teist sooviks süüa oma surnud venna liha? Tõesti, te jälestaksite seda. Nii et Allah võrdleb Koraanis tagarääkimist surnud venna liha söömisega, mis on muidugi üks vastikumaid eemale tõukavamaid jälestusväärsemaid asju, mille üldse me võiks ette kujutada. Ja tagarääkimisel on erinevaid vorme, me võime seda teha sõnadega, võime seda teha kuidagi kehakeelega, pilkudega, kõik see läheb tagarääkimise alla, kui me teeme midagi oma venna või kohta, mis talle ei meeldi, et me tema selja taga teeme tema kohta. Ja kõige parem
juhis, mida järgida siin, on Prohvet sallallahu alaihi wasallam ütlus, et kes usub Allahisse ja viimsesse päeva, öelgu head või vaikigu. Ja alhamdulillah, see on täpselt ka sarnane sellega, mida me ka eestlastena ütleme, et rääkimine hõbe, vaikimine kuld. Ehk et vaikimine on paljudes olukordades parem, eriti kui me ütleme midagi, mis ei ole Allahile meelepärane. Nii et püüdkem vältida seda suurt pattu ja Ramadan ja ülejäänud elu tegelikult on meil võimalus enespuhastamiseks ja hoidkem ka oma keele puhtana ja püüdkem teha nii, et meie sõnad toovad meile ainult head.